Peroonilise võtmisega algab viimane päev U21 meistrivõistlustel, kus selgitame välja medaliomanikud ja alustame poiste 3.–4. kohtumisega, kus omavahel lähevad vastamisi Neemeko, Gerardo Tois, Soovile Vald ja Rahvus Soovile. Hei, kallis võrkpallirahvas, kes te olete liitunud Delfi TV vahendusel Raes toimuvate U20 noormeeste ja neidude finaalturniiriga, mis juba tegelikult sai alguse siin eile, 29. märtsil 2025, kus siis toimusid poolfinaalid ja täna pühapäeval 30.03.25 ega ilus kuupäev toimumas siis kohamängud. Ja hetkel siin kell 10 hommik, vaesed inimesed, kes te pidite nüüd ärkama imelikul ajal, tegelik vana aeg on ju kell 9. Keerasime ju kellakest meil ettepoole jälle, jumal küll kaua see kestab, see kella keeramine, see võiks ära õppida ükskord. Mina pool vana inimene, küll annab harjuda sellega. Mina olen Neeme Kuuskmaa. Minu jaoks väga märgiline kommenteerimine võib öelda, et hetkel siis jooksevad väljakule Gerardo Tois, Neemeko, Kohila valla mängijad, kelle selja taga olen siis olnud 9 aastat ja on siis nende noormeeste viimane kohtumine. Vähemalt enamus meestel, et minu jaoks tõesti võtab natukene isegi silmanurka väikse harduspisara, et on käidud pikk tee. Aga no sellest kõigest jõuab mängu jooksul rääkida. Mängib siis Gerardo Tois, Neemeko, Kohila meeskond Rakvere spordikooli kasvandike vastu. Mati Merirand on nende noormeeste eesotsas. Käimas siis päris korralik show, isegi 3.–4. kohale on pandud tuuled, viled, valgus, kardinad, tossumasinad, ikkagi tegemist U20, see peaks olema siis meie Eesti võrkpallimaastiku tulevik. Nende meeste tulevik peaks siis kuskil siin meie maastikus ikkagi jätkuma, kui siit välismaale keegi jõuab, jumala eest, seda ainult ootakski. Ja see on siis, vaadake nüüd, kallid pealtvaatajad, kes te olete vähe rohkem võrkpalliga kursis, et siit siis tulevad meie kas järgmised esiliiga või siis meistriliiga mehed, et aasta 5-6 veel, siis nad ikka peaksid olema kuskil ennast veel rohkem näidanud kui tavaliselt. Siin neid näha on, sest et ega kuni 20 eluaastani välja neil toimub küll väga palju erinevaid võistlusi. Üks hooaeg lastel selle 9 kuu jooksul on mängivad välja väga mitmeid erinevaid karikaid ja meistritiitleid. Ja ütleme, treeneritel on olnud suht pinev elu selles mõttes, et ütleme U16 kuni U20, need 4 aastat, 5 aastat nad käivad selle 9 kuu jooksul peaaegu et kõik nädalavahetused kuskil turniiridel, mängudel. Aga nüüd siis Neemeko algrivistus. Esimene sai jookseb väljakule siis meeskonna kapten, ei keegi muu kui Sten-Markus Taasväli, tema kõrvale number 2 Joosep Pammer. Kolmandana Toren Holger Vahesaar. 4. mängijana mängija number 7 Robert Heinrich Holma. 5. number 8, tema on meeskonna kapten ikkagi, Paul Mihkel Maasalu ja number 75 Artur Leo Marko Klemm. Libero number 27 Jasper Jakobson ja meil on küll seal üks veel libero kirjas, number 26, kes on Mikko Elenurm. Tema on U20 ikka veel väga kaugel, aga tegemist on väga andeka poisiga ja miks mitte anda nendele endadele väga võimalust ennast tõestada ka endast suurtemate meeste seas, et kujutan täitsa ette. Nii, siis Rakvere argivistus on mängija number 1, kapten Ralf Aros, mängija number 4, Kristo Korjus, mängija number 7, kelleks on Rando Mäe, platsiga mängija number 20, Jesper Neukaus,
Liberoks on nendel number 10 Toomas Patrick Parijõgi, platsinikul mängib number 17 Kevin Kristšenko ja number 18 Armin Johannes Kender. Ja libero ma juba ütlesin, no Mati Meriland on siis Rakvere meeskonna, ütleme siis meeskonna, enam ei saa öelda võistkonna või poiste. On ikkagi pool mehed juba, mõned siin vaata, et juba peavad kroonus käima ja esimene punkt lükkasid mehed maha siis Kohila kasvandikud ja esimese punkti saavad endale kirja, siis muidu Kohila meestel ikka päris pikk nimekiri siin, et siin varupingilt siin ikka mehi võtta küll. Madis Keskküla on siis Kohila poiste treener ja teda on toetamas seal ei keegi muu kui Andra Aavik. Treenerite pingil siis mõlemad on meil 5. kategooria treenerid tänasel päeval ja Andral on siis pool klubi treenida ja teine pool klubi on Madise treenida, nii et täna siin Raesaalis siis au ja uhkusega noortele paha pandud Taraflex, mida me ei näinud isegi mitte siin naiste või meeste meistriliigade poolmängude poolfinaalides, et näed, noortele on pandud Taraflex maha, et saavad ka korraliku tunde kätte. Mängu algus mõlemalt poolt suht natuke konarlik, mõned üksikud omavead, nagu siin hetkel just väike võrkuserv. Ebaõnnestunud vastu võtta, aga taaskord jääb mulje, nagu noormeestel oleks buss jalgades, ega väga suurt bussi siin pole, Kohilast tulla see 45 kilomeetrit ei olegi vist nii palju. Rakvere poistel pigem rohkem, ma arvan, nad kuskil võib-olla isegi ööbisid, sest eile mängud siin, aga tegelikult see 100 kilomeetrit on ka mööda head kiirelt sõita täna, kus on juba lumest pole lõhnagi. Ja alanud mängu siis on kohtunikena juhtimas, teine kohtunik on meil Kaidur Kaart, esimene kohtunik on Karl Vilks ja isegi piirikohtunikud on täna olemas ja piiridel on siis isa poega ehk siis Leo Virma ja Kar Virma. Nii et perekond Virmade valvata on meil piirid tänasel mängul. Rakvere noormehed on ette saanud küll game alguses siin, aga küll siis Kohila noormehed ennast ka kokku võtavad. Mul on siin tabloo nägemisega natuke raske, aga okei, 3-5 on tabloo seisuks esimeses game'is ja pallimas number 2, Joosep Pammer. Tempost pall mängus, mehed jõuavad kaitses ülesse ja Paul Mikkel annab palli kergelt üle. No, Arose klannist suguvõsast siis noormehed nii kergelt siin eesliinis ei eksi palli suunamisega. Nendel noormeestel on see randne osavus väga hea, kas pikipiiri või diagonaali löök, et nad suudavad seda palli väga täpselt ja hästi keerata. Need noormehed on ikkagi hulga aastaid vaeva näinud. No Paul Mihkel, vabadust, Sten-Markus Taasväli vastab samaga, et Sten-Markus igapäevaselt mängib esiliigat siis juba praegu. Mängib ka siis Audentese võistkonnas, Audentese noortekoondise võistkonnas. Seal siis nendel Laurisi esimeks treeneriks. Aga kõva eeltöö on ikkagi Madis väga teinud, et kus ta sinna muidu saanud on. Rakvere noormehed siin ka oma vigadest lasevad siis vahe minimaalseks 5-6. On jätkumas esimene game. Sten-Markus pallimas. Tribüünidel on isegi varajase hommikutunnile vaatamata, aga täitsa arvestatavalt pealt vaatajad. Muidugi enamus nendest on
Kohila meeskonna toetajad, nende pered, nende vanemad. Loomulikult müts maha nende vanemate ees, kes on kõik need 9 aastat. Ühte perekonda ma siin tooksin kohe kindlasti välja, et praegu palliva noormehe ema-isa on nagu kõik need 9 aastat kaasas käinud. Kõikidel mängudel toetanud, olnud toeks moraalselt igatepidi, sest noortel see kasvamisaeg on, seal on ikka, te ei kujuta ette, kui palju peades kinni igasuguseid asju. Aga need vanemad on olnud kõikidel mängudel, turniiridel, igal pool kaasas. Sten-Markus mängib veel suvel randa, et kõik need ajad ka, te kujuta ette, mis nendel vanematel on jäänud tegemata sellepärast, et on vaja käia võrkpallil. Enda spaad või mõned reisid või mingid üritused või sünnipäevad või midagi, mida iganes me kõik käimata on jäänud sellepärast, et oma last toetada, et nad pole muidugi ainsad. On teisi vanemaid seal ka veel, Jasper Jakobsoni vanemad samamoodi toetavad oma lapsi väga. 8-6 lühikese ajaga on siis suutnud Sten-Markus ära servida siin nii mõned äspallingut. Rakvere poisid on natukene liimist lahti läinud ja no Mati Merirand, vana kogenud treener, see kohe märkab seda, et noortega on vaja nüüd üks tõsist juttu ajada vaja. Võttis kohe aja maha ja esimene pooleminutiline siis paus esimeses geimis. Mängitakse 3 geimi võiduni, ikka täis laks, et siin võib ka 5-seks minna nii vabalt, et tulemus on kindlasti väga pikk võrkpallipäev. Ja muidugi suur tänu Delfile selle eest, et nad märkavad ja tahavad näidata Eestile siis ka noorte võrkpalli. Ehk siis meie tulevikuna, no seda on vaja, seda peab tegema. Kus siis mitte veel kui siin U20 finaalturniiril. Sten-Markus Taasväli jätkab pallimist. Seekord tugev palling, ei olnud enam kerivad siin ette kuhugi. Ja võttis sooja palli. No, Karbilks näitab 2 puudet. 9-6. Päris korralik serviseerija siit, et selle noormehe kogemuste peal see ei tohiks nii lihtsalt lõppeda ka, nii et olen selle hooajal näinud ühte geimi, mis lõppes 25-1 seisuga ja see oli ka puhtalt servimise pealt. Palun väga, veel üks äspalling. Noortel jalad värisevad, Rakvere meestel. Eks natuke on ka põhjust, et nüüd nad panevad ühe mehe juurde sinna vastu võtma. Võtsid siiamaani 3 liiniga, nüüd võtavad 4 liiniga. Diagonaalründaja ka vastu võtma. Tuleb, mis tuleb. No nüüd enam-vähem hästi liberal käes. Mängiti pall. Kaitses üles. Kaitse. Paul Mihkel Maasalu. Ja taaskord pall kaitses just mängus. Richard Oolma. Robert Heinrich Oolma. Lööb palli maha ja Sten-Markus saab jätkata oma pallimist. 11-6. Väga kõva spurt on siin vahepeal olnud. Ja taaskord ebaõnnestunud vastuvõtt. Et mängu algus ja Mati Merirand ei jäänud tal muud midagi üle, kui mees on siin 7 servi juba järjest teinud, et või isegi rohkem juba, vist 8 äkki või. Tuleb siis Mati Merirannal ära kasutada ka teine pooleminutiline paus. Madis siin alguses olid ka poisid rabedad, aga Madis nii lihtsalt ei lasknud. Ta teab ja tunneb oma mehi, et peavad saama peas üle sellest seisust ja ise ennast kokku võtma ja kogu panuse panema sinna platsile, mitte siin mingitesse muudesse asjadesse. Et üles on antud siis terve nimekirja, loen praegu ette. Neemekor, Käratustöös, Kohila vald siis mängimas Sten-Markus Taasväli, Joosep Pammer, Toren Holger Vahesaar, Uku Keskküla, Robert Heinrich Oolma, Paul Mihkel Maasalu, Markus Markna, Hendrik Aasa, Jaan-Eerik Maasalu, Mikko Elenurm, Jasper Jakobson, Ando Suviste ja Artol Leo Marko Klemm. No nüüd siis sai siit Mati Merirand oma punkti kätte. Öeldakse seda, et kui treener võtab aja ja mängija pallingul eksib, siis on ka treeneril punkt olemas, nii et Mati Meriranna esimene punkt on olemas.
Rakvere spordiklubil on siis üles antud Ralf Aros, Arden Vahula, Kristo Korjus, Rando Mäe, Rasmus Koppel, Toomas Patrick Parijõgi, Oliver Saar, Kevin Kristšenko, Armin Johannes Kender ja Jesper Neuhaus. Nagu ma juba ütlesin, pooled mehed nendest on siis väljakul või no mis pooled, meil varumeeste pink on suht lühike. Pall kaitses mängus, oi ja siis laginapp, nipa-nappa jäi puudu. Aga tõste oli suht täpne. Et Kohila noormeestega on olnud jah, läbiv, no mitte probleem, vaid läbi aastate läbib üks ja ainus põhjus, miks väga paljud noored võib-olla väga kaugele võrkpalliga ei jõua, on nende pikkus. Oleks tarvis, et nurgaründaja pikkus oleks seal ikka 1,80 m pluss ja diagonaalründajad ja temporündajad väheke kõrgemad võib-olla, aga no noormehed, et selliste noorte pikkust saab juba isegi välja arvutada vanuses 10. Et näiteks, et kui noormees on 10-aastane, siis võetakse tema selle aja pikkus ja korrutatakse 2-ga. Et see siis saab olema tema pikkus, et pikemaks ta ei kasva, no see on teaduslikult tõestatud, nii ta on 10-11 aastaselt, kui on pikkus, ütleme seal noormehel 80-90 centimeetrit, siis on teada, kui pikaks ta kasvamas on. Nii ta täpselt ongi, tean omast käest. Tehtud need mõõtmised kodus ja tean, et minu tütar enam pikemaks ei kasva, et tema võrkpalli lootus seal 1,68 m, sinna ta jääbki, et sealt üle libero väga vist tulla ei saagi. Ja noormeestel siis Kohila vallast on tõesti pikkus olnud nende takistused nende karjääris võrkpallile, nii et tänu sellele aga kasutavad ka sellist natukene, no ütleme U20 jaoks ebarealist mängupilti, et nad mängivad 2 sidega. Et siis kui side ees, siis ees olev side tõstab ja mõlemad sidemängijad on siis väga osavad ka ründama. Et kui on tarvis, siis nad tulevad ka tagantliinist ründama ja kaitses väga hästi mängivad. Aga no nagu te teate, siis ülejäänud tavaline mängupilt on ikka nii, mängitakse ikkagi ühe sidega ja side tuleb. Et ees olev side ikkagi ei tõsta vabadust, et tuleb ikkagi tagantliinist side tõstma, et ees olev teine sidemängija siis on nagu ründepositsiooni. Nagu te praegu seda ka nägite, et Paul Mihkel Maasalu tuli tagantliinist tõstma ja Sten-Markus Pääsvili ründab, et nemad on siis sidemängijate rollis. Selle Kohila meeskonna A ja O, ütleme nii. Mul võttis praegu suu lahti. Ma ei ole niisugust lööki näinud isegi, no ütleme minu ajaloo esimene äkki. Et rünnak peaaegu lakke. No ja ma ei väsi kordamast, et tegemist ikkagi noormängijatega, et ongi õige aeg need vead siin ära teha. Ennem kui meistriliigasse, aga no täna on siin ka, ütleme, tribüünil nägin inimesi, kes on vaatamas võib-olla oma järgmise aasta võistkonda mängijaid, et tehakse valikuid siin, et ehk siis nii-öelda nimetatud skautimine, et vaadatakse, mis materjaliga tegu on ja mis see pealekasvu on, et kas on kuhugi võtta, sest et telepilt on ikkagi 1, kohapeal pilt on 2. Ja Rakvere noormehed on ikka puhta liimist lahti läinud, et 20-10 tablool, et enamus rünnakuid on läinud out'i. Tegemas siis vahetusi Rakvere meeskond. Platsit tuleb ära mängi number 20, Jesper Neuhaus ja tema sõnum mängi number 13, Oliver Saar. No näed, ka noortele mõjub see, kui vahetusega aetakse pallingu rütm sassi ja eksis meil Toren Holger Vahesaar pallinguga. No
no siit jäi nüüd napilt, minul jäi küll siit ülevalt hea vaade, et see pall käis küll korra vastu antenni ka, aga mis olukorrast oli, kas ründest või plokist. Ka vahetus Kohila noormeeste seas tuleb ära väljakult Joosep Pammer ja oma asemel pallima siis Uku Keskküla. Uku on siis Madise vend, noorem vend. Madis Keskküla, ehk siis noormeeste treener. Oli küll plokk olemas, aga noh, käed natuke ebakorrektsed. Eks neil on Sten Markus Taasväli oli seda plokki seal organiseerimas, eks neid on seal Läti treener siis, kes on ka Eesti meestekoondise abitreener, Lauris Jeselnieks, kõvasti treeninud. Esiliigas siis noormehed ei jõudnud kahjuks, Audentese noormehed ei jõudnud kahjuks finaali, et finaalis siis mängivad järgmisel nädalavahetusel, vist on esimesed mängud on esiliigas, meeste esiliigas. Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool Tartust mängivad siis finaali ja Kiili mehed ja Audentese kasvandikud siis mängimas pronksile. No ja iga aasta, olles ise ka kunagi selles vankris sees, esiliiga vankris, olen näinud, mismoodi on need noored arenenud seal Audenteses. Ka sel aastal seal on tõesti tulevasi meistriliiga materjali palju ja soovitan neil mänge vaatama minna. Õnneks nende mängude pärast kuhugi kaugele sõitma ei pea, et Kiili siin samas ligidal ja Audentese mängud toimuvad Audenteses. Et mängitakse ka 2 võiduni minu teada esiliiga mänge. 23-13 on esimese game'i seis Kohila poolt vaadatuna siis ja pallimas Robert Heinrich Olma. Peaaegu ideaalne vastuvõtt ja rünnak. No ütleme, et see ongi koht, kus need noored peaksid oma vead ära tegema. See oli siis nüüd rünnak enda mängu poolele. Kohe nüüd meetri jagu enda poole peal, et no jah. Tihti sellist asja nüüd küll vähe teistes liigades ei näe, aga ma räägingi, et see ongi see koht, kus noormehed saavad need vead ära teha. Nüüd vähemalt sama noormees vahetus siis Rakvere võistkonnast, klassi tuli ära mängi number 4, kelleks oli Kristo Korjus. Ja Rasmus Koppel läheb pallima. 14-24, esimese game'i seis. Esimene game pall mängu pannes. Samuti rünnak auti. No on meestel veel siin võimalus eksida. Torenholger Vahesaar. Ideaalne vastuvõtt. Kaitses palli üleval. Aarosel on põhjust olla vihane. 25-15, esimene game pronksi kohtumises Gerardo Stois Kohila vald Neemeko meeskonnale ja reklaamipaus. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Spordi terviseks. Värska originaal. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Võrkpallis rajab teed Viaston.
ei, kallis võrkpallirahvas, vabandan oma kähise hääle pärast, et eile oli raske tööpäev, oli üks üritus vaja juhtida tervelt 12 tundi. Pikk päev, raske päev oli. Ja ma räägingi, et jätsi töö ka veel tunni võrra lühemaks mulle, nii et no palju õnne mulle, siin ikka. Aga võrkpall on olnud minu elus suht tähtsal kohal, olen ka päris palju aega sinna ära matnud, ise küll mängija pole olnud. Aga kunagi kutsus sõber Priidik Saluri mind ühele võistlustele kaasa ja sealt tekkisid sõbrad ja sealt, see oli kunagi ammu, ma arvan, see oli vist 96. aastal äkki, siis järgmine aasta siis saab siis 30 aastat olla võrkpalliga koos, et olen proovinud olla jah, toetav, aitav ja igatepidi asjas sees olla, jälgida, mis toimub siin meie Eesti ja ütleme siis ka meie Baltikumi, siis jälginud meistriliigat ja väga nagu välismaad vaadata ei jõua nii palju, kui meil siin neid pressiuudiseid ja teateid teistelt tuleb, kes meil teevad seda, et kuidas meie mängijatel välismaal läheb, et eks seda ikka jälgin ja vaatan, et praegu teeb väga tänuväärset tööd Martti Juhkami, kes kirjutab hästi palju võrkpallist nii Facebookis kui igal pool mujal on seda näha palliga ja pallita. Et müts maha mehe ees, kes leiab aega oma pere kõrvalt kirjutada nii pikki artikleid ja väga analüüsiv olla ja väga põhjalikult kõik kirja panna, et minul kahjuks selline põhjalikkus puudub, aga on mehi, kes on tõesti seda väga vaevaks võtnud. Teevad nad veel siis, Martti Juhkami teeb koos Martin Kukke ja härra Roosmaga, teevad ka veel ainukest saalivõrkpalli podcasti, nii et ka see on niisugune tänuväärne tegemine, sest et Eestis ei olegi on see saalivõrkpalli podcast'e väga ei ole, et ranna omasid on. Karl Rinaldo nende eest siis hoolt kandmas ja vaeva nägemas. Karl Rinaldo eest samuti müts maha, suurelt mees teeb head asja. Rannavolle Eestis oli aastaid, ütleme, nagu mütsi all peidus, teda polnud näha. Väga pikk sirm või väga paksud päikseprillid olid seal, et teadsime ainult neid meie esinimesid, kes meil omal ajal mängisid siin vennad Kaisid, Rivo Vesik, kes on siis tunnustatud hetkel vist üks maailma parimatest rannavõrkpalli treeneritest üldse. Et kui meil on olemas Eestis sellised mehed, kes on treenimas meie rannavõrkpallureid, siis jumala eest, et minu teada Rivol on meie esipaarid ka treenida ja aidata. Nii palju, kui ma olen jõudnud jälgida neid rannavoole tegemisi. No rannavoole tegemistest pean olema teadlik sellepärast, et pean ise ka haldama Kohilas olevat Kohila Beach Arenat. Ehk siis ka tuleb suvi ja ega see suvi taevasse ei jää. Eile oli küll väike kuuvaritus, päikesevarjutus, millest ma räägin. Päikesevarjutus ja see ei varjuta nüüd meie suve küll mitte mingit moodi, nii et tulemas on kindlasti vollesuvi, kus siis toimumas erinevad etappe suvevollele ja ka kindlasti kõiki muid veel noorte karika mingid sarjad tulemas ja mängivad veel teised ka. Praegu väike arusaamatus Kohila noormeeste mängupildis, aga no tegelikult edu ei ole veel selline, et selliseid vigu lubada. 4-7, teine game, pronksi mäng, 30. märts, 30.03.25 on siis väga märgiline mäng siis Kohila meeskonnale, et siis ütleme selle satsi viimane mäng. Need noormehed enam U20 kokku mängida ei saa. Esiliigat palun, ja kui ma natukene tõstan kateloori plaanidest, siis see plaan mul on, et ma nüüd ei ütle, et esiliigad värisegi, et siit me tuleme selle jaoks, et esiliigasse noormeestega, et kõik see 9 aastat, mis nad omandanud on ja õppinud on, et see ei läheks vett vedama eesti keeles.
et noormehed saaksid ikkagi jätkata võrkpalluriteed ja esiliiga. Leian, et on piisav noormeestele, et nad saaksid ennast vähe paremini väljendada. 4-9 seisul Rakvere meeskonna poolt vaadatuna, siis Mati Merirand soovib veel oma punkti saada. Siis Mati Merirand kasutab ära oma esimese pooleminutilise vaheaja teises game'is. Et siis plaanis noormeestega esiliigat mängima minna. Kas nüüd neid küll Madis juhendama hakkab, seda ma veel ei tea, et sest Madis ikkagi noor mees, kui paljud oma aega oma pere kõrvalt on siia pannud, tal ka ju tütar kasvamas. Pere on ka siin saalis tal täna, loomulikult ema, õde, naine, tütar, sõbrad, sest kogu tema viimased 10+ aastat on veedetud võrkpalliga, et oleks aeg natuke endale elada. Klubi omanikuna ei ole lihtne seda rääkida, aga elu on selline, ega siis võrkpall ei saa olla 100%, et mina pean leidma teisi lahendusi, et siis on olemas Eestis veel treenerid ja Andra loomulikult teeb tublit tööd. Tahan kiidelda natukene Andra tegemistest ka, et Andra tuli siis 6x6 U14 tüdrukutega Eesti meistriks Pärnus mõned nädalad tagasi. See siis näitab seda, et on tulemas järgmine põlvkond. Eestis Kohila tuleb taaskord kaardile tüdrukute alal ja siis seekord loodetavasti tulevad need tüdruk siis 6-7 aasta pärast siia samasse mängima U20 finaali. Võib-olla loodetavasti mitte 3. või 4. kohta, nii et on tulemas peale kasvu Kohilast tüdrukute näol, seal on väga äge punt tüdrukuid, et ja ei saa ma jätta ütlemata, et vaatasin autostamise pilti ja teisel ja 3. kohal seisvad neiud on ikka taaskord peajagu pikemad kui Kohila tüdrukud, nii et aga nende osavus ja nende tehniline oskus, see võistkonna vaim, mida paljud lapsevanemad käivad ütlemas, et see on täiesti uskumatu, milline võistkonna vaim on nendel noortel tüdrukutel, et kuidas nad kokku hoiavad ja üksteist toetavad ja ka väljapool võrkpalli, kuidas nad koos on, käivad mängudel, käivad igal pool koos, ajavad koos asju igasuguseid, nii et see on selline väga äge kogukond. Seal Kohilas see on minu suur austus ja ülim kiitus nendele inimestele, kes ei ole jätnud seda kõike ainult ütleme klubi kaela, et on ka ise asja ajamas ja ise teevad ja võtavad ette ja näiteks nad on, Kohila noored on ka minemas Power Cupile. Nii et Soome, see ei ole mingi odav lõbu, et lähevad, proovivad ka selle rahvusvahelise võistluse ära, et miks mitte, toimumas siis see juunikuuses. Noored lähevad, käivad siis Power Cupil Soomes, seal on vist, ma ei tea, julgen öelda, et 100+ võistkonda tuleb kokku. Üle pall, Karl Vilks. Vilistab üle palli, jätab väikse küsimärgi noormeestele. No, kohtuniku otsused, võivad olla vaieldavad, aga küsida ikka võib. 7-12 teises game'is. Ja Toren Vahesaar siis kätest palli auti löömas. Artur Leo Marko Klemm. Pall meil võrku. No ei saa öelda tegelikult, et seis lubab. See 5-punktiline edu ei ole veel game'i võit, et pool game'i on veel ees, et siin võib veel kõike juhtu. Oi, jalgjoonel. Lubamatud noorte vead, jätkan ütlemist, et see on see koht, kus need vead saab ära teha, aga tegelikult 3.-4. koha mängul selliseid vigu väga teha ei tohiks.
kui sa oled siia finaalturniirile pääsenud, et eks neid tahtjad siia oli palju, see nimekiri oli, kui ma ei eksi, kas oli 14 erinevat võistkonda, kes oleks soovinud siia tulla U20 noormeestest. Neidudel oli see nimekiri pikem. Naistel tütarlastel on praegu pealekasv palju suurem. No nii väiksed lubamatud head siin. 10-14 Rakvere poolt vaadatuna. Kevin Kristšenko vallimas. Lubamatud oma vead noormeestel. Treenerid pole loomulikult hästi õnnelikud. Aga tehakse kohe viga vastu, nii et 15-11. Toren Vahesaar vallimas. Ja oli pall nii hästi, nagu oleks tõstetud talle sinna täpselt piiri peale, võrgu kohale ja Kohila noormehed on eduseisu kindlustamas. Aga siin ei tea kunagi. Üks õnnestumine servidel ja on need Rakvere noored järgi, nii et siin ei ole midagi öelda, et mäng oleks juba otsustatud. Pall plokist audis, 12-16. Ja Rakvere noormehed taas kord servi õigusel. Ja Joosep Pammer tempomängijana toob keskelt punkti ja Joosep läheb ise ka pallima. Soov kohe samaga vastata Rakvere noortel, aga sidemängijal tõste jäi natukene allapoole võrgu ülemist linti. Sealt ei löö seda muud kui lakke. Väga keeruline seda mängu tagasi jätta sealt. Väga otsiv. Serv piiri peale, see on väga... Sellist asja näeb noorteklassis. Noormees läks ründama, aga kuna pall ei olnud nii hästi ees, vahetas parema käe vasaku käe vastu hüppe ajal, nii et vaadake, kui me nägime möödunud olümpial seda, kuidas jaapanlased ploki hüpates käed rusikasse panid, et mitte pall näppudest välja lendaks, aga näete noorteklassis tulemas hoopis teistsugused lahendused rünnakutele, et vahetad parema käe rünnaku vasaku käe rünnaku vastu. Sellel on ka muidugi nipp sees, sellepärast, et tavaliselt hüpatakse ju plokki, harjutatakse ju paremakäelise peale, et teate kõik, et vasakukäelisele ründajale on natuke keerulisem plokki hüpata. No muidugi mängu jooksul harjut kõigega ära, aga algus on alati nii, et on väga keeruline hüpata sinna vasakukäelisel plokki ja leida see õige koht, et kuhu ta nüüd lööb ja kuhu ta keerab. Aga selline nüüd siin tempomängija vahetab rünnaku ajal kätt, et see on ka väga huvitav. Aga näed, kasulik, 19-12. Ja Joosep Pammer jätkab pallimist. Ja Mati Merirand saab siit oma teise punkti, kui ma ei eksi. Siis tuleb teha statistikas märge juurde. Hooaja lõpus kokku võtta. Oleks see pall vist Audi poole lennanud, aga Ralf Aros kaptenina tunneb kohustust
ja vankrit vedamise tunnet, et peab olema oma võistkonna liider ikkagi, kapten. Ja teine äspalling võib öelda. 15-19. Madis Keskküla võtab ära oma esimese poole minutise vaheaja teises skeemis. Siis Madis tunnetab, et siit võib ohtlikuks minna. Või tahab murda natukene selle palli ja enesekindlust. Seda me kohe näeme. Pool minutit, see möödub kiirelt. Ja Ralf Aros taaskord valmis pallima. 15-19. 4-punktine edu ja see ei ole veel võit. Ja alles teine game. Mine tea, siit võib 3 tükki neid veel tulla, nii et kunagi ei tea. Läbi võrgu läks see palling siis läheke lihtsamaks liberale vastu võtta. Võttis hoogu maha ja saidki koha võrra edasi ja pallimas Sten-Markus Taasveli. 20-15. Teeb sellise kiriva kavala servi, mis taaskord teeb rünnaku raskeks. Et tõstrija ei saa tõsta ja ründad ei saa rünnata. Ja vaadake seda noormest. Paul Mihkel Maasalu kaptenina, kellel kasvu alla 1,80 m äkki. Ja ta suudab meeste võrgul 2.43. Mees hüppab üles ja lihtsalt lükkab vastasele selle palli kätte, kes tõmbas enda poolele selle maha, nii et väga tubli, et olemas ikkagi see oskumus ja ilumus, et ikkagi aastaid mängitud ja tema siis Neemeko kaptenina tunneb samamoodi äkki, et tema peab olema see vedur, kes peab poisse motiveerima, noormehi ja julgustama neid ja toetama. Ja see on õnneks olemas. 16-22 teises skeemis. Ja Rakvere poolt läheb pallima Kristo Korjus. Esiliigast rääkides, et kus need Rakvere noormed mängima jõuaksid minna. Raif minu teada vist mängibki seal. Et siis esiliigal eelmine aasta mängis Rakvere meeskond finaalis Tallinna Ülikooliga, aga sel aastal nad sinna kahjuks ei pääsenud. Ja ei pääsenud esinelikussegi mitte sel aastal, nii et jäid esikaheksesse. Et need samad Audentese noored karistasid neid ära, siis tuleb sidemängija väljakult ära Rakvere võistkonnal ja pallima number 3 Arden Vahula. Vahula siis ka tuntud võrkpallurite perekonnast. Loodetavasti, ma täpselt ei tea, aga nime järgi julgen öelda. Rünnak-audis, mis tähendab siis Kohila meeskonnale teise game'i esimest gamepalli. Tulemas siis palljate vahetus, tuleb väljakult ära Artur Klemm ja tema asemele Uku Keskküla pallima. Esimene gamepall 24, 17. No näete, noormehed suudavad küll. Lööb palli siia 2,5 meetri peale maha nagu Püpsti. Võtke välja, nagu nad ütlevad tavaliselt. No, noored on äksi täis ka aegal. Aga 18-24 seis. No, 50% julgen öelda, et lootusetu, aga kunagi ei tea. Oli Audi poole see pall endama, nii hea tõste. Ja Paul Mihklil ikka vastas väga kogenud mängija, ehk siis Ralf Aros ise.
pani käed plokis õieti, arvas löögi suuna ära. Ebaõnnestunud vastu võtta. Aga Toren Vahesaar lõpetab game'i ja 25-19 võitsid teise game'i taaskord Kohila noored ja siirdume reklaamipausile kolmanda game'i ootuses. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. võrkpalli veab HRX. spordi terviseks. Värska originaal. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Võrkpallis rajab teed Viaston. Nii, hei, võrkpallirahvas. 30.03.25, et siis kuupäev ja värsket kella keeranuna väikene väsimus tunne ikkagi sees siin Raes, Raepalli hallis käimas siis U20 noormeeste ja neidude finaalturniir, kus siis eile olid siis poolfinaalid ja täna siis kohamängud. Taraflex maas, korralik valgusshow, ekraanid, särgid, värgid, kõik nagu noortel olema peab, nagu ikka jääb tunne, et ikka Final Four käimas. On noortel väga suur tahe võita veel viimased võimalikud medalid selle hooaja lõpetuseks. Ja väike statistika, minu kätte jõudis siis statistikapaber ka. Et saame natuke rääkida, mis siis noormehed nüüd teevad. Kolmas game on täitsa algusfaasis, siin ma jõuan nüüd vahepeal rääkida, mis seis on, siis vaatame siis kõigepealt Rakvere meeskonda. Rakvere meeskonda veab siis kahe game'i peale kokku 6 punkti, on siis Ralf Aros löönud +3. Ralf on löönud ka 2 Serviasse, samas on ise ka ühe vea teinud. Kolm korda on ta vastu võtta saanud ja tema peale rohkem väga servida ei taheta, sest tal vastuvõtuprotsent on väga hea, et ta on tervelt 100%-line. Liberole pallivad Kohila noored. Rakvere libero on saanud 25 vastuvõttu teha, nii et enamus mängust tema peale puhtalt.
ja veel on vastu võtta saanud Kender, Armin Johannes Kender on saanud vastuvõtuga tegeleda kõvasti, 12 vastuvõttu talle ka. Nii, ja siis Kristo Korjusel 3 punkti pluss 2. Tema muideks servi vead on, nad on mõlemas game'is teinud, esimeses 2 game'is kokku 8 viga, servi viga on 4 esimeses, 4 teises, muideks ega Kohilal pole midagi muud vastu panna kui sama asi, et neil ka 8, aga esimeses 3 ja esimeses 5 ja teises 3 viga. Ja ütleme, mis on määravaks siis saanud arvatavasti Rakvere noortele on nende vastuvõtu protsent. See on kõigest 43. Esimeses game'is oli 55 ja teises 32, et keskmine on siis 43. Aga kuulge nüüd Kohila noormeeste vastuvõtu protsenti, et esimeses game'is 82, ja siin on ka libero Kohila noormeestel siis enamus tööd saanud, ehk siis tal on 2 game'i peale kokku praegu 13 vastuvõttu, aga ta on lasknud omale ka 2 ässa lüüa. See-eest on lasknud Rakvere noormeed oma läinud. Ja Rakvere libero oma läinud lüüa 6 ässa on lastud siis Rakvere liberole. Nii et sealt see, võib-olla see mängu erinevus ka, et vastuvõtul natuke kehva, aga et ikkagi jah. Ja esimeses game'is oli siis 82 nende vastuvõtu protsenti ja teises game'is 53, et natukene on järgi andnud seal. 6-3, 3. game on läinud siis poolega peale. Sidemängite vahetus, taaskord Rakvere meeskonnas väljakult tuli ära Arden Vahula ja tuli taaskord palle jagama neile Rando Mäe. Pallinga audis Kohila noormeestel. Siis Kohila poistel on nagu rünnaku eksimises nagu suht võrdselt, kõik mehed on ühe korra eksinud rünnakul, aga punkte on ikka selles mõttes kõvasti toonud, et siis Sten Markusel on 9 punkti 2 game'i peale pluss 5. Joosep Pammeril 2 punkti. Taaskord plokipunkt, aga see on nagu see õitemagus, nagu öeldakse Kohila noormeestel. Toren Vahesaarel 4 punkti pluss 1. Robert Heinrich Hoolmaal 6 punkti pluss 3. Kaptenil Paul-Mihkel Maasalul 6 punkti pluss 2. Ja Artur Klemmil 2 punkti pluss 1. Kerge saak jälle Kohila noormeestele. Kerge saak ei lõppe küll punktiga kahjuks. 5-7. Servil ohtlik mees siis Rael Faros pallimas. No, tema paneb nii, et kas käsi on kullane või on see pall audis. Täna küll saab öelda, et see käsi on pigem hõbedane või vabandust pronksine, et siin pronksmedal mängus hetkel selles kohtumises. Aga läks meetri jagu pikaks see pall. Nii et jah, et rünnaku protsent 51 ja Kohila noormeestel. Ja Rakvere noormeestel rünnaku protsent 37. Et siin küll ei saa öelda, et on mäekõrgune, aga vahe on sees ja see vist arvatavasti on selle 2 game'i määraja ka, et rünnaku vigu on ikka Rakvere noormeestel natuke palju. Taaskord plokk. Armin Johannes Kender plokis kinni, temal on need on otse punktiks löönud 4, et tegelikult, aga tal on 2 game'i peale kokku, aga praegu plokki, mis on Kohila noormeestele siis 10-5, 3. game'is seis. Rünnak keset võrku. Muidugi teeb tänuväärset tööd Rakvere sidemängija ja sellepärast, et kui on mängija eksinud, et ta saaks sellest reatundest üle, tuleks talle nagu tõsta uuesti anda, aga praegu on küll 3 korda talle tõstetud ja ta sellest veast üle ei saa kuidagi moodi, et aga ja Mati Verirand kasutab 5-11 seisul 3. game'is ära oma esimese poole minutilise vaheaja. Vaatame, kas siis Mati Verirand saab oma 3. punkti. Seda ta sinna püüdma läks.
aga et meeskonna vaimu mõttes nagu Ralf Aros ei tule isegi väljakult ära mitte, kas tal tõesti siis treeneri jutt korda ei lähegi. Aga eks iga võistkond teab ise, kuidas ta oma mehi ohjab ja suudab kontrollida, et nad oleksid vähemalt natukenegi kontrollitavad. Pall kaitsest mängus tuleb tõstma, läks tõste natuke peale ja kuidas? Mis mõttes? Kohtunik vale otsus. Nüüd vähemalt tõstis ka õigele poole, et ei saa nii olla, kui ründaja ründab ja pall kukub vastase poole maha, siis kelle käsi see viimane oli, oleks kukkunud ta Kohila poole maha, siis oleks olnud Kohila viimane puutuja, aga kohe pall kukkus maha Rakvere poole, et nad Rakvere mängijad viimased puutujad. Otsitakse väga nurki pallingul, aga nüüd osavalt siis lõi Armin Johannes Kender selle palli ja meetrisse maha. No väga nüüd rohkem manitus. 6-12 Rakvere poolt vaadatuna kolmandas geimis. Seitse 12 saavad plokipunkti Rakvere mängijad siit. Pallimas Kristo Korjus. Pall kaitsest mängus Rakvere noormehed. Võivad selle palli üles võtta. Ossa. Tühja võrgu pealt. Ehk siis meestel on olemas ikka siuke klapp temposse, et teades seda, et tempomängijatega klapi leidmine on väga paljude võistkondade võti, mille leidmine on väga raske, seda võtit muukida, lukuauku muukida on olnud väga keeruline, et saada need tempo tööle sidega, et klapp oleks hea, aga no siin need 9 aastat, mis mehed koos mänginud on see olemas nende meeste vahel, et need 2 sidemängijat, ehk siis on Sten-Markus Taasveli ja Paul-Mihkel Maasalu, teavad täpselt, kuidas nende ründejõud, kellele tõsta, kuhu tõsta, kuidas tõsta. Et 2 sidega mängimine on siis Lemmeku võistkonna selline väike eduvõtt, võib öelda. Siis nad kompenseerivad sellega ära oma puudoleva pikkuse pigem ja see osavus, mis neil on, et saavad sellega väga hästi hakkama. Artur Klemm pallimas 15-7 on see pronksine medal juba 10 punkti kaugusel, aga noh, seda ei veel Rakvere noormehed pole veel selle juhtuda lasknud. Jäi praegu silma, kuidas Ralf Aros sirge jalaga palli vastu võttis ja võttis väga hästi vastu, et valdab tõesti seda võrkpalli väga hästi. Ja punktiks see pall Toren Vahesaar ja pallimas kapten Paul-Mihkel Maasalu. Taaskord libero peale. Jätsid ploki võtmata ja panemata, polnud vaja. Kui kaitsest mängus. Tulevad ka teised mehed tõsta siin, kui vaja. Toren lükkas selle palli üles ja 17-8. Kolmas game. Pronksi mängus. Paul-Mihkel Maasalu. Palli 9x9 Ruut võttis selle palli täpselt piiri peale vastu ja et üks mänguväljaku suurus on siis 9x9 meetrit ja võrgu laius on meeter ja kõrgusmaast siis ülemise lindi kõrgus 2.43 ehk siis meeste võrk nagu olema peab. No, väike arusaamatus, ütleme selle ühe käe pealt tõste tundus nagu natukene sooja moodi ka olema.
aga neid nii lihtsalt siin noorteklassis ära ei võeta. 9-18. Serv täpselt käes ja taaskord temporünnak. Joosep Pammer paneb oma kontole veel punkte juurde, nii et väga tublid noormehed. Et see on sellised, kui keskelt ikka plokki ei tule, siis neid keskelt palle teravalt noha lüüa ja siin on neid kaitses üles mängida on vähe keerulisem, sest see palli lennud trajektoor on nii lühike, et sa ei jõua reageerida. Jah, siit mõlemalt poolt sellised väga kahtlaselt ühe käe pealt tõsteid, kus pall käib nagu randest natuke üle, nagu nii öelda. Ei, kohtunik siis Karl Vilks laseb nendel pallidel mängu jääda. 10-19. Pallimas Kevin Kristšenko. Pallin kästi käes. 100%, aga vastu võtti ise rünnakul eksimus. 11-19. Võrkpallurite släng, et natuke sirge jalg. Ei ole veel game läbi, ei ole mäng läbi, ei ole see medal kaelas veel, et Kohila noormehed on siis seesama kamp 12-19. Seesama noormeeste võistkond on siis tulnud ka Eesti meistriteks varem, nii et on saanud ka kuldseid medaleid kanda tõesti eelnevates vanuseklassides. Ja siit võtta nüüd see pronksine medal, noh muidugi soov oli ikka vähe kirkam medal. Finaalimäng oli eile natuke ühepoolne, ma ise küll kohal ei viibinud, aga lugesin ja vaatasin ja olin kurdis nendega tegemistega. Said küll 3-0 Selveri noormeeste käest võtta, aga no seal oli see ülekaal ka selline, et no, seal mängivad Selveri võistkonnas mehed, kes mängivad meistriliigat ja mängivad seda väga edukalt. Küll põhis ei ole nendes meistriliiga mängudes, aga kaootiliselt saavad mängu, vähemalt pallingutel ja igal pool. Et Selveris on ikka see materjal väga palju võtta ka, seal on 1000 pluss last, mitte küll selles vanuserühmas, aga kokku käib seal treeningutes Selver Tallinn ikkagi väga suur ettevõtmine ja noortekasvatussüsteem, et meie väike Kohila on 105 last hetkel on klubi nimekirjas Kohila vallast ja Kohila koolis, et meie selle 1000 vastu meeskonda kokku saada, et me võime olla tõesti väga uhked, et meil on ikkagi oma 100 lapsega oleme U20 noormeestega esikolmikus, võib ma nüüd julgemalt öelda väheke, sest 2012 on, et ma ei taha ära sõnuda, ma olen varem öelnud seda, et ühel meistriliiga mängul oli väga tähtis kohtumine oli see, et pärast teist game'i võitu ütlesin sõnad, et algamas on siis 3. game ja tavaliselt on nii, kes võidab 3., võidab ka mängu. Ja 3. game'i võitsid vastased, tegemist oli siis Selveri mänguga tol ajal ja Selver kaotaski selle mängu. Ma täna pigem ei taha midagi ära sõnuda, et see mäng ei ole veel käes, et kes võidab 3., võidab küll mängu, aga 20-13 Kohila poolt vaadatud. Et sellist rünnakutega pallid maha ei jää. (21-13) kolmandas game'is. Sten-Markus Taasveli, kelle isa on siis enamus oma poja mänge võtnud linti, filminud juba tema kasvamisest peale, nii et ma ei kujuta ette, kui palju seda filmimaterjali tal on. Aga see on olnud abiks Madisele treeneride tegemisel, kus leida juurde erinevaid võtmeid noormehe kasvatamisel. No selline kaitsepall kuskilt posti tagant suudetakse see pall veel määrustepäraselt üle toimetada ja punktiks ka veel 22-13, et see murrab Rakvere noormehi veel rohkem. Sten-Markus Taasveli jätkamas pallingut. Väga tugev palling. Ei olnud küll. Ja Ralf Aros võtab otsustamise enda peale. Aga otsustus lendas
kahjuks out'i. 23-13. Sten-Markus Taasveli. Muidugi poleks tore, kui ta saaks siin kuni pronksise medalini välja pallida, aga noh, see ei pruugi nii minna, ei tea. Teine väga tugev, või mis teine, mitmes väga tugev palling. Pall kaitses üleval. Paul Mihkel läks seda palli suruma. Aga jah, mis oli vahel, oli võrk. 14-23, Rael Faros. Vaatame, kas tuleb siit veel paar ässa. Tal need siin mõned kirjas on. Pall audis, nagu ka eelmine serviring tal. Ja nüüd kallis rahvas, ajalooline hetk Kohila noormeeste jaoks tõmbab endalgi hääre Hardaksit. Aga ennem saab Markus Markma tulla pallima, et saab ka oma mängukirja. 24-14. Markus Markna. Ja pronksine medal, kas tuleb nüüd siit? Võrgu alt palling tähendab seda, et meestel vähemalt on tervele võistkonnale vaja kast õlut välja teha. Ma ei tea, mis noormehed nüüd teevad. Et kui sa oled vähemalt 18 aastane, siis on selle õlle olemas juba. Okei, Markus, pole hullu. Taga Serbia vahetus Rakvere meeskonnas. Saab ka oma mängukirja Rasmus Koppel. On siis teine matšpall. Ja Kohila noormehed tegid kokkuleppe ära ja lasevad oma läspallingu veel lüüa. Ja see läheb nüüd küll libero kapsaaeda taas kord. Et laseb siis meil Jasper Jakobson omale ässa lüüa. Ja natuke ebatavaline küll, aga ei ole hullu. Ja sellega ongi noormeestel, Kohila noormeestel, minu aplaus neile, võidetud pronksine medal. Oleme selle üle väga uhked. Kohila vald, Gerardo Stois, te olete teinud väga tänuväärset tööd, te olete meid toedanud, te olete meid aidanud. Väga südikalt loomulikult mängis ka Rakvere noormehed. Siit on siis tulevikutähed Rakveres Mati Merirand, müts maha, mees näeb vaeva, viitsib endiselt. Madis ja Andra, väga suur töö tehtud, aastad selle taha jäänud nende noormeestega, palju bussikilomeetrit, palju neid saaliaegu, palju trenne. Nädalas 4 korda käivad mehed trennis, nii et ja 5 on jõusaal ja omal käel, nii et nüüd on siis tasumise aeg pronksise medaliga küll sel aastal, aga suur tänu teile selle tehtud töö eest, kallid treenerid. Ja ongi siis meie esimene medalimäng lõppenud siin Rae spordihallis, pallihallis ja peatselt algamas siis tütarlaste pronksi kohtumine. Nii et jääge meiega ja võrkpallid näeme.